Aga meie mure on just see, et mis saab sügisväetistest, et kevadväetis me ostsime täna küll ära, aga mis sügisväetistest saab? Mõtleme, vaatame, sellepärast ega see teravilja hind tegelikult sellist väetise hinda välja ei kannata. Energiakriis, kütusekriis, väetisekriis, selle kõigega peavad Eesti põllumehed toime tulema. Nüüd on ka Euroopa tasandil aru saadud, et põllumajandustootjad vajavad abi ja nii võttis Euroopa Komisjon vastu väetiste tegevuskava. Kõik toetused teretulnud võtame vastu suure hea meelega, aga lihtsalt see, mis üldjuhul sealt Euroopast Eestisse jõuab, on selline väga väike osa. Et see nagu laias laastus ei päästa midagi. Kõik mõtted on ju toredad iseenesest, ega midagi nende vastu ei ole, aga tavaliselt on see, et need summad tavaliselt, mis Euroopa Liidust tulevad, et on suhteliselt väiksed. Need tavaliselt ei kata kunagi neid kulusid ära, mis me tegelikult päriselt tekivad. Ja teine asi on alati see, et ega Eesti poole peale alati me saame toetus alati vähem võrreldes teiste Euroopa riikidega. Komisjon plaanib anda põllumajandustootjatele Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika vahenditest erakorralist toetust, mis aitaks neil toime tulla kasvavate väetise hindadega. Aga tegelikult tähendab see vaid üht koormust Eesti riigi rahakotile. Kui seda esmapilgul vaadata, siis ta räägib küll õigetest asjadest, aga kokkuvõttes ta paneb selle vastutuse või selle reaalse abi andmise liikmesriikide peale. Need lühikesed meetmed, mida siin täna arutatakse, need ei anna midagi, need annavad võimaluse riikidel toetada, aga piiriäärsed riigid on investeerinud ka riigikaitsesse nii palju, et meil ei ole neid vabu vahendeid, millega toetada oma põllumehi täna. See tähendab, Euroopa Liit peaks seda igal juhul keskselt tegema. Euroopa Liidu keskselt soovitaksegi tugevdada oma maist tootmist ja vähendada Euroopa sõltuvust impordist. Samuti soovitakse kiirendada üleminekut bioressursipõhistele, vähese süsinikuheitega ja ringluspõhisele väetisele. Siia sobib väga hästi ka Eesti näide, sest Eesti on olnud näiteks, kui me räägime turbast väetise tootmist, siis Eesti on olnud üks suurimaid väetise tootjaid turbast kogu Euroopas, kuid Eesti peab selle kinni panema järk-järgult aastaks 2050. Praegu on juba vähendatud turba tootmisi selleks, et täita kliimaeesmärke. Ehk et me tegelikult vähendame oma enda sõltumatust väetise tootmisel ja ka ekspordil selleks, et täita mingisuguseid absurdseid kliimaeesmärke. Ja nüüd, kui me oleme jällegi suurema kriisi lävel, siis Euroopa Komisjon tuleb karjudes ruttu Euroopa Parlament, et meil on vaja strateegiat. Meil on vaja nüüd probleeme lahendada. Eks neid seadused ja regulatsioone tuleb Vändras saelaud on ju. Ja järjest huvitavamaks nad lähevad on ju, et järjest piiravamaks lähevad. Ja alguses iga kord, kui mingi seadus tekitatakse, tavaliselt piirav seadus, et sa ei tohi seda teha mingil ajavahemikul või kuidagi moodi teistmoodi pead tegema hakkama. Nende kõigi asjadega kaasnevad kulud. Ja tavaliselt siis alguses, kui see seadus tuleb, siis mingi natuke see näpuotsaga antakse toetus ka, et tegime seaduse ja anname toetus ka. Eesti seisab tegelikult dilemma ees, kas toetada enda inimesi või Venemaa sõjamasinat. Väetiste puhul kindlasti üks faktor, mis on jälle väga selge selle sama välispoliitilise ja Venemaa dimensiooniga on olnud see, et väga paljud Euroopa ettevõtted ja riigid on pikaajaliselt kasutanud Venemaal või ka Valgevenes toodetud väetisi, mis on selles mõttes jätkuvalt probleem, et selle eest saab Venemaa raha ja selle raha eest ründab ta Ukrainat ja kogu Euroopat teistpidi tagasi. Ehk nagu suures pildis on ka oluline ikkagi leida toimiv alternatiiv. Jah, eks see Venemaa väetis konkreetselt ei ole ju sanktsioneeritud kaup. See on toidutootmise üks osa ja see on Euroopa Liidus lubatud. Ja nagu kuuldavasti Eestis oleme väga eetilised olnud, siin seda Vene väetist ei ole, aga mida lõuna poole, seda rohkem seda tekib ja sealt ka on selline hinnasurve hoopis teine. Venemaa on ikkagi maailmas väga tõsine tegija ja teravilja hind sellega kaasa ei tule, et väetised võivad ju siin meil Eesti ära minna, aga kahjuks tundub, et seekord teravilja hind jääb nagu sellele alla ja võib-olla ka seetõttu hakkab Euroopa Liit aru saama, et natukene on vaja doteerida. Aga see laias laastusega ei päästa suurt midagi. Võtame siis väetise saaga kokku. Energiakriis, kütusekriis, väetisekriis. Eesti põllumehed võitlevad ellujäämise nimel. Euroopa küll püüab lahendusi ja abiväge leida, aga see kõik on vaid veedil kuumal kivil. Vaja on pikaajalisemad ja paremat plaani.